Oled sa kunagi mõelnud, kuidas on võimalik, et terve ühiskond hakkab äkkiselt mõtlema peaaegu ühtemoodi? Et üks idee haarab miljoneid? Täna arutame lahti massimoodustumise teooria. See on psühholoogiline vaade, mis püüab selgitada just neid suuri ühiskondlikke muutusi, mida me viimastel aastatel näinud oleme. See tsitaat ühelt meditsiinivaldkonna inimeselt võtab selle tunde päris hästi kokku, eks. See kirjeldab seda pingelist sotsiaalset kliimat, mida psühholoog Matthias Desmet oma teooriaga seletada üritubki. Okei, lähme siis asja kallale. Et sellest teooriast sotti saada, käime läbi 6 punkti. Kõigepealt vaatame, milline oli see laiem pilt, see maailm, kus kõik toimus. Siis uurime, millised on need 4 tingimust, mis peavad olema täidetud, et massimoodustumine üldse saaks tekkida. Edasi süveneme teooria endasse, räägime juhi ja loo rollist, vaatame, milline on selle kõige potentsiaalne ohtlik lõppmäng ja lõpuks küsime, kas selle vastu on ka rohtu. Ja mis on eriti huvitav on see, et teooria kohaselt ei alanud see kõik üle öö. Ei, seemned olid mulda pandud juba ammu enda pandeemiat. Ühiskonnas oli juba pikalt tunda pingeid, ärevus kasvas, inimesed tundsid end üha üksikumana ja õhus oli tunne, et midagi on kohe-kohe katki minemas. Desmet toobki välja just selle kaasaegse üksilduse. Tead küll, me oleme justkui digitaalselt rohkem ühenduses kui kunagi varem, aga päriselus, näost näkku, tunneme end järjest eraldatumana. Ja just see ongi tema sõnul võtmetähtsusega ehituskivi kõigele, mis järgneb. Aga kuidas see siis ikkagi juhtub? Kuidas saab terve ühiskond langeda sellisesse transsi? Teooria ütleb, et see pole juhus. Selleks on vaja 4 väga spetsiifilist koostisosa. Nii, need 4 tingimust on: esiteks, sotsiaalne isolatsioon, inimeste vahelised sidemed on muutunud nõrgaks. Teiseks, mõtte puudumine, see tunne, et su elul või tööl pole sügavamat eesmärki. Kolmandaks, vabalt hõljuv ärevus, selline üldine närvilisus, millel pole isegi selget põhjust. Ja neljandaks, frustratsioon ja agressioon, mis lihtsalt otsib kohta, kuhu maanduda. Kui need 4 tingimust on ühiskonnas laialt levinud, on see Desmeti sõnul justkui kuiv hein, mis ootab vaid ühte sädet. Okei, kujutame ette, et need 4 tingimust ongi täidetud. Mis siis edasi saab? Nüüd jõuamegi asja tuumani. Mis asi see massimoodustumine üldse on? Põhimõtteliselt on see nagu mingi grupihüpnoos. Inimesed, kes tundsid end üksikuna ja eraldatuna, leiavad äkki uue sideme teistega. Nad ühinevad justkui kangelaslikus võitluses millegi vastu, mis neis ärevust tekitab, olgu see siis viirus või mõni vaenlaseks tembeldatud grupp. Ja see idee pole tegelikult üldse uus. Desmet võtab aluseks juba 19. sajandil Gustav Le Boni kirjeldatud rahvahulga psühholoogiat, kus inimese isiklik mina justkui kaob ühisesse grupi hinge. Aga siin on oluline erinevus. Kui see vana rahvahulk oli pigem ajutine ja impulsiivne, siis tänapäeva mass tekib just sotsiaalsest eraldatusest. Ja selle massi jaoks on kõige tähtsam solidaarsus, see ühtekuuluvustunne. See on tähtsam kui tõde. Nii, meil on nüüd olemas ärev ja eraldatud mass. Aga millestki on veel puudu. Nad vajavad sihtmärki. Lugu, mis annaks sellele nimetule ärevusele näo ja nime. Ja siin astuvadki mängu juht ja narratiiv, mida levitatakse tavaliselt massimeedia kaudu. Ja siin tulevadki mängu 3 klassikalist tehnikat, jälle Le Boni järgi, millega masse veenda. Ja see ei ole loogika. Esiteks, kinnitamine. Esitatakse lihtsaid, tugevad väiteid ilma mingi põhjenduseta. Teiseks, kordamine. Neid samu väiteid korratakse lakkamatult, kuni need muutuvad aktsepteeritud tõeks. Ja kolmandaks, nakkus. Ideed ja tunded levivad grupis kulutulena. Ja see teebki asja eriti keeruliseks, sest isegi see, mida me peame oma tõe alustalaks, teadus, on selle teooria järgi justkui kriisis. Mõtle korraks. Desmet viitab uuringutele, mis ütlevad, et mõnes valdkonnas võib kuni 85% teadusartiklitest jõuda valedele järeldustele. See tekitabki tohutut umbusaldust ja loob viljaka pinnas igasugustele alternatiivsetele lugudele. Ja isegi kui meil on faktid ja numbrid, saab neid alati keerata nii, nagu lugu nõuab. Vaatame seda näidet siin. See on Simpsoni paradoks ja see on suurepärane näide sellest. Sõltuvalt sellest, kuidas sa andmeid grupeerid ja vaatad, saad täiesti vastupidise tulemuse. See näitab, et lugu, mis numbreid ümbritseb, on tihtipeale palju võimsam kui numbrid ise. Okei, see kõik on päris intensiivne. Aga kõige olulisem küsimus on, kuhu see kõik lõpuks välja viib, kui protsessil lastakse oma soodu kulgeda? Teooria väidab, et siit edasi viib tee otse totalitarismini. Ja tegelik oht polegi siin mingi karismaatiline türann, vaid süsteem ise. Ideoloogiast pimestatud bürokraatia, mis muutub täiesti ennast hävitavaks niipea, kui igasugune vastuseis on maha surutud. Ja siin, tuginedes Hannah Arendti tööle, kirjeldataksegi selle seisundi tunnuseid.
see on maailm, kus fakte justkui põlatakse, aga numbreid kasutatakse liigselt, kus piir tõe ja väljamõeldise vahel muutub häguseks, lõpuks õigustatakse ideoloogia nimel kõike, tsenseeritakse teistsuguseid hääli ja ületatakse kõik eetilised piirid, sest süsteemi loogika tuleb viia oma vältimatu ja jõhkra lõpuni. Selle üsna süngelt taustal tekib muidugi küsimus, kas on mingit väljapääsu ja teooria pakub välja vastumürgi. Aga see ei pruugi olla päris see, mida sa ootaksid. Vastumürk polegi see, et sa hakkad massiga vaidlema ja fakte loopima. Ei. Desmet väidab, et kõige olulisemad on just need eriarvamusel olevad hääled. Isegi kui nad ei suuda hüpnotiseerituid veenda, vähendavad nad hüpnoosi sügavust ja hoiavad ära kõige hullemad tagajärjed. Mida see siiras väljaütlemine siis teeb? No sellel on mitu eesmärki. See pole mõeldud massi ümberveenmiseks, vaid selleks, et vähendada hüpnoosi sügavust. See pakub argumente neile, kes ehk ei ole veel täielikult hüpnotiseeritud, aga lihtsalt lähevad vooluga kaasa. Ja mis kõige olulisem, siiralt oma tõde rääkides hoitakse ära süsteemi täielik kokkuvarisemine ja säilitatakse omaenda inimlikkust. Ja see kõik jätab meid õhku ühe viimase, aga väga olulise küsimusega. Kui terve rahvahulk räägib ühel ja samal häälel, mis väärtus on siis ühel ainsal sosinal? Massimoodustumise teooria kohaselt on selle sosina väärtus peaaegu mõõtmatu. See on justkui ankur, mis hoiab maailma täielikust hullusest tagasi.